Michael andis enne Eurovisioonile minekut oma pikima intervjuu. Ma olen iga oma sammu jaoks et olen oma maailma ja mida mind näetab. Espresso Estonia juba täna kell 22.05 Eesti Televisioonis. Valitsus tegi täna mitu maksuotsust, muu hulgas muutis käibemaksu tõusu tähtajatuks. Ka kiitis valitsus heaks esimesed bürokraatia vähendamise ettepanekud. Me saame seda elu lihtsamaks teha ja mul on väga hea meel, et koos ettevõtjatega teeme ka. Berliinis tähistatakse täna 80 aasta möödumist teise maailmasõja lõpust. Seda Euroopas võtab 80 aastat tagasi kiivertehmastav Wilhelm Keiteli allkirja vallandusaktil siin Karlsbadis 10 kilomeetrit Berliini südamest. Katoliku kirik on saanud uue paavsti. Sealsest saab toole kaamera neljapäeval 8. mail. Valitsus muutis julgeolekumaksu nii, et USA-st ei maksustata ettevõtete kasumit ega inimeste tulusid alates esimesest eurost. Lisaks jäävad tulevikus käibemaks ja tulumaks püsivalt 24%-le. Valitsuse otsusega jääb paika 1. juulist käibemaksu tõus 24%-ni ja tulumaksu määr jõuab 24%-le 2026. aastast. Kui aastat kavandati julgeolekumaksu ajutisena, siis nüüd on käibe- ja tulumaksu tõus tähtajaks. Kaitsevajadused on meil tunduvalt suurenenud, sest me leppisime kokku 5% on järgnevatel aastatel vähemalt miinimum, mida me riigikaitsesse panustame. Ettevõtete 2%-line kasumimaks jääb ära. Üksikisiku tulumaksu aga hakatakse arvestama peale maksuvaba tulu mahaarvamist. Esialgne lahendus oleks toonud 2%-lise maksukohustuse alates 1. tööst. See oleks löönud kõige tugevamalt pensionäre, väiksema palgalisi, sellepärast et seal ei oleks arvestatud tulumaksuvaba miinimumiga. Järgmisest aastast hakkab kõigile kehtima 700 eurot tulumaksuvaba miinimum, ehk me selgelt lahutame töömakse ja jätame ära selle, mis oleks meie maksusüsteemi rikkumist aitavate 2%-lise kasummaksu. Sotsiaaldemokraatide sõnul ei tohiks käibemaksu tõusu muuta tähtajaks. Mitte, et julgeolekuvajaduste jaoks ei oleks vaja ajutist maksu. Sotsiaaldemokraatide vaatenurgast see püsivalt muudeti käibemaksu tõus, mis on regressiivne, mida maksavad madala sissetulekuga inimesed, et see meie maksusüsteemi õiglasemaks ei tee kuidagi, aga Korobeiniki sõnul ei muuda valitsuse otsuse kaitsema palgaliste elukette. Kui me vaatame prognoosist, selleks aastaks, oligi muud osa alati pidevalt selle umbes 6% inflatsiooni ja umbes 2% kasvu, reaalne kasv tegelikult kaotab otse juhid, ehk siis needsamad inimesed peaks olema kergem tegelikult rahaliselt kaotada. Valitsus kiitis kabinetis heaks ka esimesed ettevõtjate esitatud ettepanekud bürokraatia vähendamiseks. Tööandjate keskliidu juhi Hando Sutteri sõnul saab esimeste ettepanekute heakskiitmisega rahul olla. Valitsuse majanduskabinetis otsustati, et edaspidi ei pea näiteks kord kuus koostama